Tere kõikidele toredatele ja tarkadele inimestele siin kuulajaskonnas. Mina siis Marko ettevõttest Liinest. Viimase 10 aastaga olen juurutanud üle 60 AI projekti erinevatele tehastele. Täna avan veidi seda maailma teile ka, mis seisus me Eestis oleme selle teemaga ja kuidas võiks edasi liikuda. Mul on üks nutisõrmus siin käes, millega ma mõõdan isiklikke parameetreid, terviseparameetreid. Kui palju teist kasutab nutikella või nutisõrmust igapäevaselt? No ütleks, et üle poole silma järgi. Ma 6 aega tagasi läksin andsima vereproovi, mida ma teen iga aasta viimased 5 aastat. Ma söötsin AI-le sisse kõik oma andmed, kaasa arvatud minu reaalandmed ja küsisin tema käest tegevuskava sellisena, et mis siis oleks, kui kõik minu kollased verenäidud muutuksid roheliseks. Selle peale ta andis mul tegevuskava sellised, et kuule, ole hea poiss, tee nüüd 3 korda nädalas jõutrenni, 2 korda intensiivsi ja käi 10 000 sammu päevas. Et kui ma seda täidan ka oma eesmärgi ära, eks, et ma kasutan andmeid sihipäraselt, et kuidas reaalandmed muutuvad kasutatavaks läbi eesmärgi. Lähme tehaste juurde. Tehased tegelikult käituvad täpselt samamoodi. Et OE mõiste peaks olema tehastele üsna tuttav mõiste. Kui paljud kuulajaskonnast töötab igapäevaselt tehastes? Või tehasega seotud? Üsna vähe. Okei, OE on masina efektiivsuse mõõtmise üks teoreetiline väike valem. Kui paned selle valemi tehasele masinale mõned andurid külge, saad üsna hästi teada, kui efektiivselt sinu masin töötab. See ei ole mitte midagi muud kui üks andmete kogumine ja andmete visualiseerimine mingitele numbritele. See pilt siin taustal on üsna tavaline tootmistes. Näidatakse ära, millal masin käib, millal seisab, millal on seisakud, määratakse ära seisakute põhjused ja tehakse nendele põhjustele sisuanalüüs ja võetakse top 3, minnakse need parandama ja nii iga päev hoitakse seda ratast reaalselt käimas. Sellised lihtsad andmete kuvamised võivad tehastele tuua üle 20% efektiivsuse tõusu. See tähendab seda, et nad teenivad üle 20% rohkem või toodavad selle võrra rohkem kasumit. Meeletu võit, kui taandame selle protsendi kõikide tehaste peale kokku ja viime Eesti peale. Tohutu hüpe. Aga neid andmeid peab oskama kasutada. Lihtsalt andmete näitamisel kasutegur on pigem minimaalse. Mõtlesin, mis case study ma teile siin panen selle andmete kasutamise osas ja küsisin preemialt nõusolek, kas ma nende case'i võin seda kasutada, sest kõiki võiks seda kõnetada. Jäätist on ju kõik söönud. Et neile tuli üks kaebus sisse. Reklamatsioon. Kuulge, et teie jäätises on vaarikamoosi liiga vähe. Ettevõtte võttis omaks, et tõesti oli vähe. Ja siis hakkas uurima, et kuule, millisest protsessist või kus üldse mul see viga võis tekkida, et vaarikamoosi sinna jäätise läks vähe. Selleks võtsid nad ette oma mineviku andmed, need samad ekraanid, mis ma just näitasin teile.
hakkasid siis kaevama, et kuule, millises protsessis, kus ta jõudis. Nad teadsid täpselt, et kui ise oli protsessi alguses, siis võis viga tulla, lõpus võis viga tulla, aga nad jõudsid selle kaevamise sinnamaani, et tegelikult tuli töötajaga rääkida, tegemist oli töötaja veaga. Kuna jäätise tootmise protsess on väga paljuski manuaalne, siis inimene on vahel, inimene ikkagi eksib, tegid omal protsessi muudatusi, et seda eksimust järgmisel korral enam ei oleks. See on nüüd näide andmete kasutamisest ja kuidas igapäevane rutiin tegelikult tehastes töötab. Mul on kasutada üks uuring puidutööstustes. Ja uuring keskendus sellele, et kui palju AI-d ehk siis tehisintellekti kasutatakse puidutööstuses. Sest et miks ma seda teile näitan, on see, et see AI kasutus ja selle kasu, mis andmete analüüsimine tuleb, on oluliselt suurem kui see 20%, mis muidu tuleks. Ja uuring näitas seda, et suurusjärgus on jõutud tänasel päeval puidutööstuses 20–25% ettevõtete hulgast, kes saavad öelda, et nende ettevõttes on AI kasutusel. Ja kuna tegelikult puiduettevõttes on tehnoloogilisi protsesse natuke lihtsam automatiseerida läbi AI kui teistes valdkondades, siis puidutööstus pigem on eesrindlikum. 5 aastat tagasi see protsent oli 3–5 kõikide tehastes üle Eesti kokku. Täna ma hindan seda suurusjärgus kõhutunde peal praegu umbes 10 peale. Et mis AI-d tootmistes siis kõige rohkem kasutatakse? Et millistes valdkondades? Ise ma juurutan tüüpiliselt kvaliteedikontrolle, sorteerimisi, masinaid, mis istuvad kuskil protsessis, no näiteks puidutööstuses enne seda keerata, inimene vaatab lauda, kui hea see laud on, kas sobib üldse mööblitööstus kasutada, kas seal on mustad oksad, kas seal on lõhed, kas seal on, mis defektid seal on. See oli puhas käsitöö, silmadega vaatamine. Nüüd paneme sinna kaamerad, laserid, muud andurid, masin otsustab, täisautomaatsed protsessid. Seda me nimetame siis kvaliteedikontrolliks, pilditöötluseks, number 2 siin nimekirjas. Siis robotiseerimine, ehk siis AI saab otsustada, et kui hästi selle protsessiga edasi minna, mis seal protsessiga teha. Seda ka juba kasutatakse pigem vähem igasugustes värvikambrites, keemiatööstuses, aga see on pigem väiksema poolsem protsent. Mis on erakordselt suure tõusu teinud viimase 5 aastaga, on pigem just seda tekstitöötlust. ChatGPT, Copilot ja nii edasi. Et see on teinud kõige suurema hüppe, seda üsna palju kasutatakse, peaaegu juba samaväärselt nagu kõiki neid teisi 2 juba kokku. Et näiteks kliendi tellimuste sissevõtmine e-mailist on üsna tavaline protsess juba, kus üsna efektiivselt AI toimetab. Neid on muidugi veel kasutusvaldkondi, aga need on pigem vähem levinud. Et see üks ehk siis tavaline tekstitöötlus kõige kiiremini kasvam ja tegelikult kõige lihtsam juurutada. Pigem on takistuses seal see, et ma nüüd jõuan pigem takistuste juurde. Mis on takistused AI juurutamiseks? Ehk siis selle sama punkt 1-ga, võib-olla kõige rohkem. Tegelikult tagataustal nimetatakse kõige rohkem kuidas ma ütlen, teadmust.
ehk siis ma ei oska. Mida ma automatiseerin siis AI-ga? Teadmatust, kompetents, insenerid, kes mul seda teeksime, tehnoloogia, integreerimine. Et juhul, kui ma isegi tean, kuule, see moodustab mul päris suure väärtuse, ma ei jõua neid andmeid ju siin ette valmistada, et see AI otsustaks teha. Ma tahaks ju, et mul käiks kõik automaatselt. No aga mine panema protsess oma ettevõttes IT mõistes automaatseks. Teinekord näed kuude pikkust vaeva. Ei olegi nii lihtne. No loomulikult see selge tulemuskasu, et mis kasu ma sest saan, eks ju. Õigemini, et kui ma ei tea, kui palju see juurutamine maksma läheb, et kuidas ma saan siis kasu välja arvutada. Eks hästi palju teadmustust istub seal sees. Andmekaitse, privaatsus, jällegi see, et kui ma kuskile pilme oma kõik ettevõtte andmed saadan, et mis privaatsus ma räägin, et palun pange mul siia masin siia minu laua alla ja siis ma usun, eks. Andmete ebatäpsus, tüüpiline probleem, kui andmed ei ole ebatäpsed, ega te siis head tulemust ei saa ka. Et need on sellised tüüpilised probleemid, mis takistavad AI rakendamist, aga need ei ole mitte ainsad. Mina pean tegelikult kõige suuremaks takistuseks hetkel AI levikul tehnoloogilist protsessi. Võtame need keelemudelid. Kuramus aeglased on tehastes. Liiga vähe andmetavat saab sisse anda. Et ma tahaks seda ikkagi, et ma saaks kõik oma ette andmed sisse anda, et tehaks täis konteksti. Ma tahaks seda, et ta annab mulle vastused ikkagi kiiresti, mitte mõtle 10-15 minutit. Kõik on, ma ei tea, AI agenti proovinud, eks ju. Teate, kui aeglane see on? Tehaste protsessid on oluliselt keerulisemad, oluliselt suuremat ressursimahtu nõudvad teinekord. Te ei jaksa oodata seda 15 minutit. Et te tahate seda, et antakse sekunditega asjad vastu, mis tähendab seda, et tegelikult sellel tehnoloogilisel on tulevikus korralik ja suur hüpe veel minna, et universaalne tehisintellekt töötaks erinevates rakenduses väga hästi. Seal on veel kitsaskohti. Panin teile tegelikult kohe päriselt juurutatud projekti, kus mul klient andis kirjaliku hinnangu, et kui palju ühe AI juurutuse projekt on kasu loonud. Tegemist on Riverbank ettevõttega Pärnus, kes toodab erinevaid mööblit ja liimpuid kilpi, kuhu me eelmine aasta seadistasime puiduskänneri, mille ülesanne on lõigata sisse tulevad puidujupid kõige optimaalsemad niimoodi tükkideks, et kõige kasumlikumad tükid on kõige pikemad ja võimalikult vähe oleks raiskamist. Seda teeb nüüd AI automaatselt, ehk siis kogu saekava juppideks lõikamine. Ja ta mõtles tükk aega, ütles, et see kasu on vähemalt 15%. Ja ütles, et kuna see asub minu ettevõtte pudelikaelas, kõik tooted lähevad sealt läbi, siis seesama 15% on taandatav automaatselt kogu ettevõttele. Ainuüksi sellest masinast sai ta ettevõttele boost'i 15%. Minimaalselt. Ühest masinast, ühest AI rakendusest. Tegelikkuses neid näited on palju. Need näited on tihtilugu ettevõttes varjatult, tihtilugu loetakse konkurentsieelistest, tihtilugu sellest ei räägita. Mul on kaks use case'i, kellel on andnud mul nõusolek avalikustada ja ma olen teinud üle 60 rakenduse, mis kõik töötavad ja sellist väärtust annavad. Mina loen AI-d murranguliseks
ja ma tõesti ootan sama murrangulist kasvu järgmine 5 aastat. Peaaegu kõikides valdkondades. Tootmises see annab mõõdetav efekti üsna kiiresti. See loob väärtust, raha tuleb kohe koju. Ettevõtted tegelikult on sellest aru saanud. Nad tegelikult teadvustavad, et ma pean AI-d juurutama. Aga ma arvan, et enamik neist mõtlevad ka niiviisi, et aga mida ma juurutan, mis sest kasu, et kus ma selle kasu nagu saan, et ega seal ei olegi nii lihtne vastata kõikidele küsimustele, sellepärast, et tihtilugu ma ettevõtet ei tunne, ilma tundmata öelda, et näe, pane sinna püsti ja vaata sealt sa just võidad. Tegelikult ei ole võimalik tihtilugu öeldagi. Aga mida ma küll usun, et peaaegu ei ole valdkonda, mida see AI meid ei puuduta tulevikus. Need algoritmid muutuvad järjest kiiremaks, järjest paremaks. Arengud ei ole aastapikkused, või arengud on praegu kuudepikkused. Ja sellega tasub tegeleda ja ettevõttes juurutada. Minu enda personaalselt mõtlesin ka, et mis kasu mulle endal personaalselt AI-st on. Ma panen ka siia hinnalipiku juurde 15%. Ehk siis ma olen oma töös suurusjärgus 15% efektiivsem, et ma iga päev AI-d kasutan. Suurusjärgus. Päris paljud ülesanded saab tehtud oluliselt kiiremini, oluliselt efektiivsemalt. On kui ülesandeid, kus seda ei ole võimalik kasutada. Vastupidiselt. Aitäh! Suur tänu, Marko. Inimene workshopis küsib, kuidas teie tegelete sellega, mida võiks eesti keeles nimetada AI solgiks või te usute 100% seda väljundit, mis tehisarust tuleb? Ei, ma ei usu 100%, kuna ma ise ka treenin AI-d igapäevaselt ja paneme klientidele püsti, siis sinna tehnoloogiasse on sisse kodeeritud valede vastuste andmine. See põhimõtteliselt võib olla täiesti kindel, et AI mingil hetkel valetab. Aga sellega lihtsalt tuleb leppida, sellega tuleb elada ja neid vigu niimoodi ära tunda, minimeerida, et muu osa oleks kasulik. See 15% on sisse arvestatud juba AI tehtud vigadega. Et kui AI vigu ei teeks, ütleme järgmine tehisaru uuendus tuleb, et siis see efektiivsus hüppab kohe 20% või? Ma loodan, et ta muutub ka kiiremaks ja siis ka efektiivsus personaalselt tõuseb. No mis ikkagi peab? Tuleme veel selle olulise küsimuse juurde, ma arvan, mida paljud küsivad. Mis ikkagi peab ettevõttes tegelikult enne paika saama, kui sa tehisaru tuppa lased? Sa juba rääkisid sellest, aga kordame võib-olla need kõige olulisemad asjad üle ja võib-olla sul on ka mõni selline õpetlik lugu, kus tehisaru taheti tuppa lasta enne, kui tuba oli koristatud, andmed olid korras. Kohe hoobilt, kõik need lood võtaksid mul kõvasti aega, et ma päris lugudeni kohe ei läheks, aga andmed peavad olema korras, andmed on A ja O, ilma ei saa, ilma ei ole võimalik A-d tööle panna ja nendega tegelemine tihtilugu võtab projektist lõviosa. Et kui sa AI paned seal otsa 10% ajaga, siis ennem 90% tegeled algandmetega ja genereerid neid tegelikult korrektselt. Kõigepealt selle raske töö ära tegema, enne kui saad masina lasta tuppa neid ilusaid lihtsaid otsuseid tegema. Teistpidi ei saa? Teistpidi ei saa, jah. See on seotud teinekord üsna kulukate ja investeerimist nõudvate otsustega. Kas sul on veel mingeid selliseid nagu häid näiteid, mida sa ei nimetanud praegu, kus tegelikult see tehisaru on toonud ka sellise võrreldava 15-20% efektiivsuse hüppe, võib-olla isegi mõni ootamatu valdkond, kus võiks arvata, et tehisarul, mis tal seal ikka teha on? Ikka on, jah. Et tegime siin pool aastat tagasi kasti lugemise projekti.
et mis on neid kasti ikka niisama loeda, et kui see efektiivsus tuleb, siis. Aga on üks Eesti ettevõtte Pepco, kes rendib kaste kõikidel jaemüükidel, Prismad ja Selverid ja Ma olen seal nende laos käinud, väga robotiseeritud on see kõik, väga uhke. ja aga majja tulevad sisse rekate viisi kaste ja lähevad välja rekate viisi kaste. Ja keegi ei jaksa neid üle lugeda ja vigu tekib palju ja siis me otsustasime, paneme sinna kaamerad, las AI loeb, et miks inimene peab neid lugema neid sinna ja siis üllatavalt efektiivselt suudab ta neid kokku lugeda ja statistikas välja anda, et kui palju siis tegelikult sisse tuleb ja välja läheb ja sellega nii mõnigi töökoha kokku hoida. On veel üks küsimus workshopis. Millal me ikkagi teame, et andmed on tehisaru jaoks piisavalt kvaliteetsed? Kas on ka mingisugune standard võrdluseks, mille põhjal siis seda öelda saab? Nüüd sõltub jälle ülesandest, et kui ma teen tootmises pildituvastusi, siis ma olen öelnud klientidele, et sul on vaja 500 kuni 1000 andmenäidist ühe defekti kohta, et asi hakkaks tööle. 500 kuni 1000. 500 kuni 1000 musta oksa, mäda oksa, lõhet. Ehk siis tagab tööle enam-vähem siis, kui on 200, no siis enam-vähem juba. Aga kui on alla 100, siis võib olla kindel, et ei tööta. Marko, suur aitäh sulle nende näidete eest. Oli inspireeriv lugu. Aitäh! Aitäh!